Minu tänane tööpäev on tavapärasest hoopis teistsugune. Nagu ikka, käivad TV3 uudised kellegil töömurdjana kaasas ja vaatavad, kuidas tehakse mingit muud tööd. Täna olen ma ministri autojuht siis teie asemel. Teil on puhkus, vaba päev. Kuhu ma pean täna ministri viima? Esimese asjana tuleb täna sõita presidendi Roosiaeda ja õhtuks on üks sõit plaanitud Lillemäele. Lillemäe on siis kuskil Valga kandis, nii et sõitu tuleb päris palju. Vaatame auto üle. Auto ülevaatamine läks kiiresti. Täiesti tavaline auto ju ikkagi. Selle auto puhul ei ole küll midagi spetsiifilist. Kõige tavalisem Škoda Superb. Vilkur on olemas? Vilkur on olemas. Kasutada tohin? Teie ei tohi. Aga mida ma teen siis, kui minister hakkab hiljaks jääma? Siis on kaks võimalust. Kas tuleb kohtumisele ette helistada ja öelda, et olete hilinemas, või siis, kui minister ütleb, et nüüd on ikkagi vaja sõita, siis on vaja sõita. Kell on 11, minister on määranud väljasõiduks 11.45 ja teadmisest, et aega on, arenevad järgmised sündmused. Kas ma pean autot ka pesema? Kandeks natukene võib-olla esinduslikkus jätab soovida täna hommikul? Täna hommikul jätab väga soovida. Tegelikult võiks pesta küll, jah. Aeg 45 minutit on piisav, et sõita Pesutänavasse, pesta auto puhtaks ja ka tankida. Tankimise alguses helistab aga minister, kus me oleme. Vaja välja sõita plaanitust varem. Kiirustame tagasi. Ma loodan, ma hiljaks ei jää. Ma pean selleks olema mingit kellaajal. Ja 12 peame olema kohal. Jaa, okei, ootan. Hommikul kell 7.30 koosolekuid alustanud minister peab kellegagi kõnelusi isegi autosse tulles. Ja autosse jõudes haarab arvuti ja töötab edasi. On päev, kus Tallinna lapsevanemad on närvis keskkooli sisseastumise pärast ja Tallinna poliitikud närvis Tallinna koalitsiooni lagunemise pärast. Peatun Kadriorus keelatud kohas, ei jõua autost välja ust avamagi, sest Kristina Kallas kiirustab vastuvõtule. Kuidas mul läks esimene sõit? No võib rahule jääda. Väike närvist oli sees. Marsruudi valikul tekkis vist hetkeks väike mõte, et kui alguses oli plaan ühtepidi minna, siis vaatasid, et liiklus ei mängi kuidagi neid kaarte hästi kätte, siis viimasel hetkel lähme ikka teistpidi. Näed, kusjuures mina mõtlesin, et see on nagu selline liiklusvoolule reageerimine ja paindlikkus, et ma võtan teise tee, kui ühes kohas tuleb lihtsalt tovedalt palju autosid, aga see oli närvilisus, niimoodi ei tohiks siis. Natukene vist oli surve ka peal, kuna minister tegelikult oli juba varasemalt tahtnud hakata varem minema. Ma sain sellest nüüd aru, et kui mina mõtlen ringi, siis on närvilisus. Kui minister mõtleb ringi ja tahab varem kohale minna, siis see on asi, mis on minu mure. Edasi läheb mul veel keerulisemaks. Autojuhti enam kaasas ei ole ja on vaid minu mure. Kuidas kell 2 lõppevalt ürituselt jõuab minister kella 5 Valga kanti Lillemäele. Nii Waze kui Google Maps ütlevad võimatu. Aga esialgu ootame. Teeme ühe reegli endale selgeks. Tohin ma selle ajal ministriga rääkida? See on lubatud, aga hea tava on see, et sa ei kõneta enne ministrit, kui tema ei ole sind kõnetanud. Kui minister mõne põneva telefonikõne lõpetab, siis ma ei hakka muljetama, et mis mulle sellest jäi. Ja üldiselt sina ei kuule neid telefonikõnesid. Aga esialgu pole me päriselt veel sõitma hakanudki. Passin lihtsalt lossi ees, samal ajal kui minister sees oma tööd teeb. Kui nüüd on tekkinud küsimus, et miks just Kristina Kallas, siis see ei ole selline konkreetne valik. Mul on natukene ükskõik millist ministrit sõidutada. Lihtsalt toimetuse koosolekul tagaselja jagati ametid ära, kes mis töömurdja lugu teeb ja mulle valiti, otsustati, määrati, et ma võiks olla ministri autojuht, et ma poliitikutega palju suhtlen. Minister ei tohi olla puhkusel, minister ei tohi olla välisvisiidil, minister ei peaks olema ka selline päev, kus ta istub ainult ministeeriumis ja mina joon ministeeriumis kohvi, see oleks väga igav lugu. Ja minister ei tohi tegeleda ka väga salajaste asjadega ja siis jäigi Kristina Kallas. Ja väidetavalt ministri autodest kõige odavam auto. Mingil hetkel hakkan muretsema. Väljasõiduaeg läheneb, aga minister on Roosiaias. Lähen olukorda kontrollima. Kuna ma olen siiski ka ajakirjanik ja TV3 töötõendiga, siis mul õnnestus siin läbi pressi esindajatega Roosiaeda ikkagi sisse möllida. Esiteks, ma tahtsin ka oma tütart näha siin Roosiaias, aga hoida silm peal ka ministrile. Ma ütleks, et natukene rahulikum oleks vist väljas olla, sellepärast, et ma vaatan, kuidas kell tiksub. Aga ma vaatan, kuidas tal on selliseid pildistamist ja tal on siin intervjuusoove ja siis ajakirjanikud käivad ja küsivad üks teema, teine teema ja järjest ja mina vaatan,
et nagu soovitus mul oli, kui vaja, vajuta lapatsit, aga trahvid maksad ise. Lõpuks, täpselt kella pealt teatab minister, et aeg on lahkuda. Palub mul ette sõita ja ilma igasuguste viivitusteta ja peatusteta sõidame Lüllemäe poole. Autos on ministri esimene mure. Kuna ma pean siin väga delikaatseid kõnesid tegema erakonna juhtidega Tallinna võimukriisi arutama, siis kas ma võin need kõnesid teha, kas ma võtan sult vaikimiskohustuse või ma pean õhtuni ootama, kuniks ma vabanen? Mul on vaikimiskohustus, kõik, mis ma autos kuulen, ma pean õhtul ära unustama. Välja arvatud juhul, kui me peame mõnda kohvimasinat tirima, siis ma räägin kõik ära. Kõik need 3 autosõidutundi minister töötab. Lisaks tema mainitud Tallinna võimukriisi klaarimisele peab ta tegelema mitme probleemiga hariduses. Pressiosakond on plaaninud autosõiduaega aga mitu intervjuud nii Eesti meediale kui välismeediale. Ja kuidagi tuleb ära teha ka rutiinne töö. Ma üritan allkirjastada dokumente, millest enamus on teiste ministrite määruste ja muude asjade kooskõlastused ja siis kevadel ja suve alguses on alati väga suur hulka koolide põhikirjade muudatusi ja koolituslubade muudatusi, mida ma siin hästi palju allkirjastama. Praegu on järjekorras 28 dokumenti, mis vajavad allkirjastamist. Mul on 8 minutit järgmise intervjuuni, ma jõuan mõned neist ikka ära allkirjastada. Ajakirjanikuna olen mõnikord imestanud, kuidas pressiteenistused väidavad, et ministril ei ole aega ja ta ei saa intervjuusid anda. Kui ma seletan, et intervjuu võtab ju vaid 10 minutit. Nüüd seal autos on näha. 10 minutit on nii pikk telefonikõne, et selle aja jooksul jõuab mitu uut kõnet ootele jääda. Minu mured autojuhina on praktilisemad. Vaata, sa nüüd läksid valesse kohta vist. Soovitab niimoodi. Ei, aga ma arvan, et see kaart... Et läbi Tartu on 5 minutit, siis jääks hiljaks, siit me jõuaks 10 minutit varem. No näed. Kuid selle valikuga keerasin ma mõned asjad ikka natuke metsa. Mulle öeldi hommikul, et autojuhi klassi näitab see, kui palju ta reisijat loksutab. Ja nüüd ma pidin seoses sellega tegema otsuse, et kuna läbi Tartu sõites me jääksime veidi hiljaks, siis ma pidin valima kiirema ja lühema tee üle Põltsamaa, aga see on käänuline. Nii et kui mingid ministri allkirjad on nüüd praegu tänasel päeval natukene teistsugused, siis süüdistage mind. Oleks siis sellega veel asjad piirdunud, aga ainult hullemaks läks. Iroonilisel kombel kiitis minister intervjuus Austraalia ajakirjanikule Eesti IT-taset, kui just sel hetkel metsa vahel kadus net. Kuna Sven otsustas meile siin Põltsamaa kanti tutvustada autojuhina, siis mul on lõputu katkemiste jada internetiühenduses, nii et austraallased peavad kahjuks ootama, kuni saab uuesti ühenduse. Internet tuli lõpuks tagasi. Austraalia ajakirjanik aga enam teises otsas välja ei ilmunud. Aga vastab tõele ka see, et autojuhi ülesanne on minister õigeks ajaks kohale viia. Mitte niivõrd muretseda internetiühenduse pärast. Nii et strateegiliselt on õige siht võetud. Kell tiksus alastamatult. Kunagi varem pole ma nii pingsalt jälginud kohale jõudmisaega ning igaks juhuks ka kiirus, sest vahele jääda ei tahtnud kohe kuidagi. Ma ei olnud kindel, kas roolisolek on ka kuidagi ikka dokumentides registreeritud. Minu kõige suurem hirm on see, et politsei peaks meid mingil põhjusel kinni ja küsib, kes sa oled ja kuhu sa sõidad. Mul ei ole selle autoga mingeid dokumente. Üks naine ütles mulle, et ma peaksin täna sõitma selle autoga. Üks pikk mees andis mulle autovõtmed. Üks mees saatis mulle telefonile koordinaadid kuhugi Vene piiri lähedale, kuhu ma pean ministri viima. Ja Pai politseinik lase ma nüüd sõidan. Meie kihutasime mööda kõrvalteid, kuni veis leidis mingi imenipiga, et jõuame hoopis varem. Nüüd meil on valik, kas jõuda 10 minutit varem või täpselt. Et kuidas kombeks on? Kui me oleme välisvisiidil, lähed kohtuma kellegiga, kes protokolli järgi on suga võrdväärne või sust kõrgem, siis sa pead tulema täpselt, sa ei tohi varem kohale jõuda. Et see peab tekitama külalises seda ebamugavust, et sa oled millegi pärast varem kohale jõudnud. Eestis siin külla minna võib ka enne. Lõpuks aga venisin viimased kilomeetrid maanteel hoopis omapärasel põhjusel aeglaselt. 90 alas 50-60 kilomeetrit tunnis. Teisi autosid takistamas ei olnud. Minister pidi enne kohale jõudmist ühe telefonikõne ära pidama. Minister läks pidama koosolekut Kagu-Eesti olukorrast. Mina jäin välja valvama valitsuse varandust, kontrollima piirkonna sääsepopulatsiooni ja igavlema.
Ja veel tähelepanek autojuhi elust. Ma ei ole päev otsa mitte midagi söönud ega joonud. Ei osanud sellele ette mõelda. Kogu aeg on olnud kas sõitmine või koht, kus ei saa süüa. Ja nüüd õhtul läks minister sööma Michelini tunnustusega restorani 3 sõsarat. Aga ärge minu pärast muretsege. Töölisrahvale toodi siia kuuri taha ka natukene näksimist. Saame koos operaatoriga süüa. Pärast toodi ka liha ja toole. Aga üldiselt läks ikka väga tüütuks. Ma hakkan täiesti aru saama nendest väikestest lastest, kes kuskil peol lihtsalt ripuvad ema ja isa nagu sabas. Ja millal me minema hakkame? Kell on 7 õhtul. Kahjuks sai kell ka 8 ja siis 9. Alles siis tuli minister ja võttis kaasa ka Sisekaitseakadeemia rektori Kuno Tammaru, kelle pidime Otepääle hotelli ära viskama. Autos algas koosolek. Väga ilus. Et oht oli vihma saada terve nädala, aga näed. See lõik ei olnud koosolek, see oli näitlemine kaamerale. Muul ajal, kui kaamera kinni, klaariti mitmeid teemasid, mille avamine rikuks aga minu vaikimiskohustust. Rektor maha pandud, läks sõit edasi Tartusse, kus minister elab ja kus meie päev pidi lõppema. Kell oli umbes õhtul kell 10. Minister rääkis pidevalt telefoniga, poliitika vajas klaarimist. Aga läbi see päev sai. Ministri auto on nüüd pargitud siin Tartus ära, minu 12-tunnine tööpäev on läbi. Ministril oli 15 tundi, tema alustas tööd ju ministeeriumis enne, kui mina sinna läksin. No kuidas ma hakkama sain? Suurepäraselt. Sa täpselt õige autojuht, kes ei tülita oma vestlustega ega jutuga liiga palju, vaid on täpselt vaitega, kuulab tähelepanelikult kõiki ministri hingamisi ja soove ja teab õigel hetkel täpselt vahele tulla, kui vaja on. Suurepärane.